ja meie esimene esineja on mees, keda tegelikult oma ametipostil, ütleme nii, et seda ametiposti on Eesti väga kaua oodanud. Meil on lõpuks ometi nüüd oma riigi arhitekt ja teema on tal väga huvitav, ta jõuab selle kohe ise sisse juhatada. Mul on väga-väga hea meel tutvustada ja rõõmustada selle üle, et Käärikul on tulnud Tõnis Arjus. Uskumatu, kui palju energialisi inimesi siin on. Et ma ise ei ole vist kunagi küll nii vara ühtegi ettekannet teinud ja kuna mina ühtegi sükest sportlikku tegevust hommikul ei teinud, siis ma pean natuke ennast siin lava peal nüüd pumpama vere käima. Aga saame hakkama. Rõõm siin olla. Mina tõesti Tõnis Arjus, Eesti esimene riigi arhitekt ja pika nimega ka strateegilise ruumiplaneerimise teenistuse direktor Maa- ja Ruumiametist. Tundub, et ajaga lähevad mu tiitlid järjest pikemaks, et see on hea siis sükest mäluharjutus ka teha, mida vanemaks saad. Aga millest ma räägin tänase päeva sissejuhatuseks, et kuna tõepoolest laiemalt siis keskkonnast ja liikuvusest juttu tuleb, et siis mina ka võib-olla oma sellest rollist tulenevalt alustangi suuremast skaalast, et siis päeva jooksul saab minna järjest detailsemaks. Ja millest ma räägin on tulevik, ma räägin linnadest ja räägin liikuvusest. Ja võib-olla miks nagu linnadest ja tulevikust ja liikuvusest rääkida on ka see põhjus, et kui me räägime ka oma liikumisharjumustest, igapäevastest harjumustest ja tegemistest, sest tegelikult me väga palju oleme mõjutatud ju tegelikult sellest keskkonnast, kus me elame, kus me tegutseme, kus me tööl käime ja vastavalt sellele, kuidas siis meie asulad on kujunenud ja arenenud, tegelikult see mõjutab meie igapäevaseid liikumisharjumusi samamoodi. Nii et vaatame, kuhu me selle tänase päevaga jõuame ja teeme sellega siis algust. Nii, kuhu poole me seda siin suunama pean? Kuidagi ta kindlasti edasi läheb. Patareid saad öösel vahetatud, jah? Läks, nii. Ühesõnaga, tulevikust räägime. Tulevik on üks nurjatud asi. Tuleviku uurijad ja ennustajad ise ka räägivad seda, et tuleviku ennustamine on üks kõige nurjatum tegevus üldse ja väga tihti kipub siiski nii olema, et see, mida me niimoodi automaatselt mõtleme tulevikus, tavaliselt ongi uhked asjad nagu lendavad autod ja igasugused muud edevad asjad, mida me näeme düstoopilistes või utoopilistes filmides, et siis reaalsus tihti tegelikult ei lähe üldse sinna suunda. Siin on paar näidet. Siin on üks teine näide. See on üks Ameerika arhitekt, kes ennustas, ma arvan, et see oli kuskil äkki 20-ndatel ennustas, et Amsterdam on selline tulevikus aastal 2000. Ja täna, kui me räägime Amsterdamist, mis on maailma eesrindlikuim jalgratta sümbollinn, et siis ilmselgelt tulevik on läinud hoopis teises suunas. Need pannakse rappa. Ja üks huumor, mida me ka tuleviku uurijatega teeme, on see, et kui aasta oli umbes äkki 2016 isegi, alles 10 aastat tagasi, mitte ükski tuleviku ennustaja ei arvanud, et pintsakutes mehed sõidavad ringi tõukeratastega. Ja tõesti mitte keegi ei tulnud selle peale. Kuigi iseenesest tuleviku uurijatel signaale oli juba ajaloos näha, et selline trend võib hakata tulema. Et see on juba rohkem kui 100 aastat vana pilt, kus tõepoolest oli igasuguseid mobiilsusvahendeid, oli juba kasutusel ja piloteerimisel, olid ju elektriautod tegelikult olemas ka juba 20-ndatel ja olidki elektritõuksid juba olemas. Nii et tegelikult sellised nagu vihjed, et mis võib juhtuda tulevikus tehnoloogia, tegelikult olid juba uurijatel olemas. Aga siiski, ennustamine on nurjatu tegevus. Ja üks asi, mida me kipume tegema, kui me tulevikust mõtleme, on ka see, et me kipume võtma olemasolevaid, käibel olevaid tõdesid ja harjumusi ja tööriistu ja projitseerime seda tulevikku. Hästi kuulus näide, mida ma arvan kõik teavad, on see, et kui sa oleksid küsinud 19. sajand, et kuidas sa tahaksid kiiremini liikuda, siis sa unistad sellest, et su hobused oleksid kiiremad ja et neid oleks palju rohkem, et sa saaks kiiremini edasi. Nad ei osanud mõelda seda, et auto on hoopis teistsugune nähtus kui hobune. Ja samasugune viga toimus ka, ma arvan, et see oli 67 aasta, üks hästi lahe projekt oli iseenesest olemas nimega eksperimentaalne linn, The Experimental City, mille autor oli
Athelstan Spilhaus ja tema tegelikult töötas välja ühe väga huvitava tulevikulinnade mudeli, mis suures osas tegelikult taipas ära tänast olevikku päris hästi. Näiteks ta rääkis ja unistas sellest, kuidas inimesed võiksid teha ju pangaülekandeid kodus olles läbi erinevate võrkude. Toona polnud see mõeldavgi tehnoloogiliselt, aga ta juba nagu mõtles sellele ette ja laias laastus rääkis Teamsi koosolekutes ka teadmata, mis tulevik toob. Aga samas tal olid sellised mõttevead sees, et kus ta mõtles kiirete transpordivahendite peale, siis ta pani lihtsalt bussi mingisugusele elektrilisele tee peale. Nii et tuleviku ennustamine võib minna ka täiesti suvalisse kohta ja täiesti rappa. Miks ma tulevikust räägin, on siis see, et mõista, kuhu me läheme, proovida vähemalt ennast nagu tänasest tulevikust välja kangutada, aga võib-olla mõnikord on lihtsam mõista tulevikku siis, kui me vaatame hoopis minevikku ja käime korra minevikus ära selleks, et jõuda siis tagasi ka tänapäeva ja tuleviku väljakutsetesse. Kui me mõtleme tänapäevastest linnadest, siis tänapäevaste linnade üks oluline mõjutaja, kuidas me oma linnasid väga laiemalt tegelikult elukeskkonda planeerime, sai alguse suurest linnastumisest 19. sajandil. Ja mis toimus 19. sajand on see, et meeletu kasv toimus, tohutu industrialiseerimine, inimesed kõik voolasid lihtsalt linnadesse tööle. Mis juhtus linnades on see, et linnad ei saanud enam nagu, kui organism ei saanud enam hakkama, süsteemid enam ei toiminud. Et vanad sellised külakultuurid enam ei saanud hakkama nende massidega. Ja see on sümboolne pilt, et see on tehtud Londonist. Aastal 1858 oli seal selline nähtus nagu The Great Stink, mis tähendas seda, et kuna seal oli aastakümneid juba kogu solk ja väljaheited, kõik oli läinud Thamesi jõkke, siis sellest tekkis selline keskkonnakatastroof, et inimesed lihtsalt enam ei saanud seal linnas elada. Aga nagu ikka, halvad asjad viivad suure innovatsioonini, nii juhtus ka Londonis. Bazalgetti juhtimisel hakati seal disainima päriselt läbimõeldud sadeveetrasse, väljaheide enam ei läinud otsa jõkke, tegeleti metrooarendusega, inseneeria tõeline kõrgaeg oli tol hetkel, sest et linnad pidi hakkama saama siis selle tohutu masside vooluga. Igal positiivsel asjal on alati ka negatiivne külg. Ja üks negatiivne külg, mis tegelikult selles perioodis kasvas, on see, et linnadest ei mõeldud enam kui inimkooslus, vaid rohkem kui selline hästi tõhus tööriist, mis peab toimima nagu masin. Ja see mõttelaad tegelikult imbus ka linnaplaneerijate ajudesse, kus see inimfaktor jäi üha rohkem tagaplaanile ja üha rohkem esiplaanile sai selline masinlik mõtteviis. Selline härra nagu Corbusier viis selle täieliku ekstreemi, ütleski, et linn ongi masin. Linna masinas peavad olema erinevad komponentid, erinevad süsteemid eri asukohtades omavahel toimima hakkama ja selle mõju me näeme tegelikult siiamaani ruumi planeerimises. Üks selline mõjutööriist, mida me kasutame siiamaani planeerimises, on tsoneerimine. Ja need, kes planeerimisest kaugemal on, siis tsoneerimine tähendab laias seda, et su linn on jagatud tükkideks, kus kollane tähistab tavaliselt korterelamumaad, roheline on roheline. Siin antud juhul võib-olla siis sinine on mingid büroohooned ja siis see roosakam üleval paremal on võib-olla töökohad. Ja see mõte oli siis selles, et sul on funktsioonid on igal pool eraldi. Mida see tähendab on see, et tegelikult kui sul on funktsioonid igal pool eraldi, siis tegelikult sinu igapäevased toimetused sõltuvad kogu aeg liikumisest. Ja tavaliselt, kui sul lihtsalt vahemad väga suureks lähevad, siis motoriseeritud liikumisest, sest see igapäeva praktikas sa ei saa seal oma kodukoha ümber oma eluga hakkama. Ja see mõjutab tegelikult siiamaani meie asulate paiknemist, tüpoloogiaid, seda, kuidas me igapäevaselt siis liigume elukohtade ja töökohtade vahel ja veedame vaba aega. Ja sellel on mõjud, et erinevad mõjud, olgu see siis segregatsioon või see, et me üha rohkem maad hõivame. Sellel on mõjud ka laiemalt ressursikasutusele ja ressursi all ma mõtlen korraga nii seda, mida me peame ehitusmaterjalina kasutama, aga ka aeg on tegelikult ressurss. Ja mingi hetk saadi aru tegelikult linnaplaneerijate poolt, et me justkui oleme töötanud tõhususe nimel, aga siis me oleme jõudnud sinna, kus üks ristmik on suurem kui mõni Eesti väikelinn ja see ei ole enam tõhus ruumikasutus või ressursikasutus. Ja selle tõttu on siis hakatud üha rohkem nagu mõtlema ja mõtisklema selle üle, kuidas teha nii, et me suudame nagu päriselt tõhusat linna või asulate kujunemist tagada. Nüüd liikudes selle kõigega liikuvuse poole rohkem, siis selleks, et seda maailma mõista, siis liikuvus
ma ei tea, kas võib öelda liikuvusteadlased, kas sellised inimesed on üldse olemas, võiks äkki ikka on, ma loodan, et on, liikuvusteadlased proovivad seda maailma mõista üha rohkem komplekssemalt, kui võib-olla siis Corbusier mõtles asjade üle. Ja on käsitlusele võetud siuke mõiste nagu tegevusruum, activity space inglise keeles, mis enam-vähem proovib siis aru saada inimese igapäevavajadustest. Kuidas ta üldse hommikul ärkab, mis on tema vajadused, kuidas ta selle õhtusse veedab selle päeva ja loomulikult, et kuna inimesed me kõik oleme ülierinevad, meie päevakavad on väga erinevad, siis mõista kõigi nende erinevate tegevusruume, erinevate inimeste tegevusruume ja panna sealt siis kokku see tervik, milline tegelikult üks asustus olema peab. Ja see on üks väga oluline uurimissuund, kuhu praegu tegelikult siis planeerijad liiguvad, et selle komplekssusega rohkem hakkama saada. Täna on seda lihtsam juba teha. Siin on juba pildi peal näha ka, siin on näha igasuguseid sensoreid ja muid asju, mille abil on võimalik paremini mõista, siis, kuidas inimesed oma komplekssusest ruumi kasutavad. Aga me ei ole veel seal, et seal on arenguruumi kõvasti. Teine teema, mida mõista, on see, et kui me räägime laiemalt ruumi planeerimisest, mis on meeletult kompleksne süsteem ja me tahame seal mingisuguseid muutusi ellu viia, siis muutuste juhtimise puhul sa pead arvestama seda, et see ei ole lihtsalt üks insenertehniline väljakutse, mida me hakkame lahendama, vaid tegelikult me peame arvestama kõigi süsteemi komponentidega. Need on tehnoloogilised lahendused, mis on siin siis kõige kõrgemal välja toodud. Tehnoloogia all me teame, mis me mõtleme, ongi erinevad liikumisviisid, seal nurgas on üks tõuks ja ratas, aga on ka teisi liikumisviise. Turumudelid, me peame nendega arvestama. Turumudelid kujunevad väga pikaajaliselt välja ja neid sa niimoodi nõksust ümber ei muuda. Kultuurilised tähendused, liikumisharjumustes kultuurilised tähendused väga oluline, et seda ära ei tohi kunagi unustada. Regulatsioonid ja poliitikad ja igapäevased praktikad. Et kõik on üliolulised osad selleks, et tegelikult mõista süsteemi pead sa kõigi nendega tegelema. Ja tuleb arvestada seda, et muutuste juhtimisel on meil väga tugev rajasõltuvus ja see enamasti tulebki kõigist nendest komponentidest, et isegi kui sa ühe osise suudad ära muuta, siis tegelikult mingid muud lukustused kusagil hoiavad süsteemi kinni. Siin on üks näide, tollest ajast, kui me olime veel Tartu linnaarhitekt, siis me analüüsisime seda, kuidas meie parkimisnorm ei ole ruumispetsiifiline, ta on üleriigiline, et laias laastus sul on sama norm Jõgeva äärelinnas ja Tallinna südalinnas. Tallinn tegelikult oli erand, aga Tartu südalinnas. Ja see ei tundunud meile mõistlik, et see tegelikult oli jabur. Ja samal ajal me nägime seda, kuidas ajas on see norm on loomulikult ka kasvanud, et ühest küljest me Tartus ka meie agenda oli siis üha rohkem soodustada säästvad liikumisviise, aga tegelikult meie regulatsioonid liikusid täpselt teises suunas. Ehk siis me töötasime ise endale vastu. Ja lõpuks selle najal me töötasime välja ühe tööriista, andmepõhise tööriista, mis sai ka tegelikult kinnisvara auhinna. Ma jõuan sinna pärast tagasi. Aga rajasõltuvus ühesõnaga on üks asi, millega arvestada. Üks teine näide. Siin üleval pool on foto minu enda lapsepõlve kodupiirkonnast Pirita Kosel, tõeliselt mõnus äge keskkond ja allpool on üks teine elamupiirkond. Nende piirkondade puhul on huvitav see, et mõlema puhul on elanike arv selles piirkonnas umbes sarnane. Isegi see asustusstruktuur on üleval pool tihedam, et sul on eramaju on seal rohkem selles piirkonnas. Aga kui sa vaatad seda keskkonda, mis on seal loodud, siis millest see tuleneb? See tuleneb sellest, et meil on erinevad ootused ja regulatsioonid ajas, kus me disainime siis seda ruumi, seda justkui nagu nõutud regulatiivset ruumi hoopis teistel alustel. Ja suurem osa inimesi, kellelt ma olen küsinud, ütlevad, et siiski nemad eelistaksid elada selles keskkonnas kui siin alumises keskkonnas, kuigi see alumine justkui nagu regulatiivselt on turvalisem, seal on kõigil oma liikumisruum olemas, aga ütleme nii, et selliseid muid psühholoogilisi vajadusi rahuldab justkui see ülemine pilt inimesi paremini. Et see on selline üld sissevaade linnade teooriasse ja kujunemisesse ja meie tänastesse väljakutsetesse. Nüüd hüppame korra Eesti konteksti. Eesti kontekstis tänaga on käimas üks, vaatan kella ka vahepeal, käimas üks väga oluline protsess, milleks on Eesti üleriigilise planeeringu koostamine. Ja see tegelikult on võtnud fookusesse väga paljud need väljakutsed, millest ma ka juba täna olen rääkinud. Ja üleriigilise planeeringu protsess käib nii, et selle kehtestamise aeg on juba järgmine aasta suvel. Täna käib palju koostööd väga paljude partneritega, on sadu lehekülgi erinevaid uurimusi tehtud selle tarbeks. Ja laias laastus selle planeeringu eesmärk on näidata ära, kuhu me tulevikus Eestina võiksime areneda ja kuidas vältida mingid negatiivsed trende, mis meil on täna tegelikult välja kujunenud.
Need väljakutsed, mida me seal planeeringuprotsessis näeme, on esiteks see, et maa on piiratud ressurss, isegi Eestis. Et me oleme kippunud Eestis tegelikult suhtuma oma maasse suhteliselt lõdva käega, sest tundub, et meid on vähe ja maad on palju. Praktikas näeme, et tegelikult ka meil on maa piiratud ressurss ja üha väärtuslikumaks ta muutub. Ja seda illustreerib, see ei ole lõplik tõde, aga ta on lihtsalt võib-olla see hea utreeritud pilt, et kui sa hakkad panema järjest peale erinevaid kitsendusi, laotad kõik need kihid üksteise peale, sest lõppude lõpuks sa näed, et otsa saab. Kõik sai otsa järsku. Mis tähendab seda, et meil on tegelikult väga raske teha ka teatud ruumivalikuid, ilma et sa läheksid millegiga konflikti. Ja selliseid konflikte, ma arvan, et selline lihtne näide, kus me konflikte näeme, on praegu tuuleparkide kavandamine, kus sul on tõesti erinevad huvid ja erinevad kitsendused, siis üksteist hakkavad nii-öelda kinni pooma ja tundub, et on väga raske lõpuks üldse midagi teha, et konflikt on niivõrd suur. Teine suur väljakutse on kasv ja kahanemine, see on tegelikult ühe mündi kaks erinevat külge. Kasvu all ma mõtlen siis eelkõige seda, et meil on täna näha linnastumine niikuinii, see on tavaline nähtus globaalselt, aga kasvu puhul me näeme ka Harjumaa kasvu. Ja ma ütlen Harjumaa meelega, sest et tegelikult Tallinn trendide ja pikaajalise analüüsi näitel Tallinn väga palju isegi ei kasva, vaid pigem kasvab just nimelt Tallinna valgalad. Sest et Tallinn lihtsalt ei suuda sama kiiresti arendada ja tiheneda kui valgalade surve. Ja kahanemine tähendab seda, et loomulikult Eesti elanikkond praegu kahaneb ja kui inimesed kolivad Harjumaale, siis ilmselgelt kusagilt nad kolivad ära ja seal toimub väga suur kahanemine. Ja siin on üks pilt Eesti inimarengu aruandest, arusaadavalt punane tähendab äraminemist ja roheline tähendab juurde tulemist. Siin me siis näeme seda pilti, mis Eestis on toimunud. Ja selle juures on paradoksaalne see, et me tegelikult oleme hõivanud rohkem maad. Või ta ei ole paradoksaalne, kui sa ühte kohta ära kolid, siis sa vajad sinna ju uut taristut, uut kooli, oma kodu ja siis sa pead selle kõik uuesti üles ehitama. Ehk siis sa jätad vana taristu maha ja ehitad uude kohta. Ja niimoodi ongi juhtunud, et siis 17 aasta jooksul on meil 138 ruutkilomeetrit asula pinda juurde tehtud, ehitatud. Ja see pind, seda võib-olla see suurusjärk jääb ähmaseks, see on umbes 7 Viljandit, nagu Viljandi linnalises mõistes. 7 Viljandit on nagu Eestisse kusagile juurde ehitatud. Ja mida see tähendab, on loomulikult see, et meil on rohkem pinda, mida üleval pidada, taristut on juurde tulnud, elamispindasid, mida hoida üleval on juurde tulnud ja samal ajal siis kahanevad teatud asulad. Need on sellised siis väljakutsed. Ja see pilt illustreerib lihtsalt seda, et milline on tänane Tallinna mõjuala ja see sinine siis tähistab seda Tallinna põhimõtteliselt toimepiirkonda, ehk siis kus on inimesed rohkem seotud pealinna ja Harjumaaga, igapäevases pendelrändes seotud oma tööga, kooliga või millegi muuga. Ja kui ma näitaks siin pilti, mis on tehtud siis 10 või 15 aastat varem, siis see on oluliselt kasvanud, et see on hoopis teine situatsioon. Kokkuvõtvalt tähendab see kõik väga suurt ressursimahukust tegelikult. Et see teine näide Tallinnast, Tallinnas on siin siis pilt aastast 2008 või Harjumaa ja siin on siis koos uusasulatega kogu Harjumaa peale ja see samamoodi näitab siis seda, et me oleme siis oma seda asulate pindala järjest rohkem laiendanud. Iseenesest linnade kasv ja meie asulate muutumine, see, et meil muutuvad ka ootused elukeskkonnale, me tahame uutmoodi elustiili, see on loomulik, see on alati toimunud. Et me teame seda, kuidas näiteks mingis vanas asulas on kuskil raudteejaam ehitatud justkui ääre linna põllu peale ja nüüd siis pool sajandit hiljem see on täiesti linna südames ja uus äärelinn on hoopis teises kohas. Et selline areng on kogu aeg pidev. Mis on siin pildil valesti? On see, et see areng on täiesti suvaline, on täiesti juhuslik. Üks põhjus, miks ta on täiesti juhuslik, on see, et Eestis on olnud, loomulikult me olime ju pikalt plaanimajanduse orjad ja pärast seda keegi ei tahtnud kuulda midagi sellisest, mis kõlaks nagu plaan või ülevalt alla kokkuleppe või midagi taolist ja siis ohjad lasti hästi lõdvaks ja sellepärast hakkas toimuma väga palju juhuslikke arenguid, mis ei ole kõik väga positiivne. Seda saaks teha teisiti, see on see, kuhu poole me ka liigume, aga see ei ole ka midagi uut, see on hästi lihtne tegelikult. Kopenhaagen näitas seda juba pool sajandit tagasi ja nemad nägid samamoodi, et linn areneb, see käib asja juurde, aga lepime siis kokku, et linn areneb
väga selgetes fookuspunktides, kuhu me suudame tagada ühistranspordi, koolid, lasteaiad ja kõik muud vajalikud teenused. Ja nad kutsuvad seda siis oma 5 sõrmeplaaniks, kus sul ongi siis nendes trajektooridest toimub linna areng ja nende vahele jäävad siis looduslikud haljasalad, mis veel rikastab siis seda elukeskkonda seal ka. Nii et kõik võidavad ja keegi ei kaota. Nüüd veel Eesti konteksti. Üleriigilise planeeringu juures me alustasime sellest, et analüüsisime, et mis on üldse võimalikud stsenaariumid. Et üks on siis see stsenaarium, millest ma praegu rääkisin, mis on siis praeguse trendi jätkumine. See on siis pealinnastuv hajus Eesti, kõik kahaneb, pealinna regioon kasvab. Teine stsenaarium on see, et me suudame mingil imekombel hoida elus ka teisi suuremaid linnasid. Kolmas stsenaarium on väikekeskused, ehk siis ka maakonnakeskused ja veel väiksemad kohad. Kõik on olulised sellised tugevad kohad, kus inimesed tahavad elada ja kus saab tööl käia. Ja siis 4. stsenaarium, mis on siis kasvava rahvastiku arvuga Eesti, mis eeldaks väga tugevat kliimamuutustest tulenevat immigratsiooni või muud sellist, mis vähemalt aasta 2050 lõikes täna öeldakse, et see ei ole väga tõenäoline, et see ei ole nii suure mõjuga. Ja siiamaani me oleme tegelikult rääkinud vähemalt sõnades sellest väikekeskuste Eestist. Eestimaal on hea elu kõikjal. See on see sõnum, mis on proovinud kanda ennast, aga see, mis tegelikult toimunud on kogu aeg see. Ja mida me saime aru siis nende uuringute käigus on ka see, et see lugu ise sellest ei piisa. Et sa pead tegelikult mõtlema, et mida sa siis teha saad selleks, et väga tugeva trendi vastu natukene leida tasakaalustatum versioon. Tehti ka mõjuanalüüs kõigile nendele stsenaariumitele. Ja mis on võib-olla siin mõjuanalüüsis huvitav on see, et kui sa võtad sotsiaalmajanduslikke aspekte arvesse, siis see väikelinnade stsenaarium, see ilus lugu, ta on ise sotsiaalmajanduslikult ongi ilus asi. Aga millegipärast trend viib meid mujale. Üks põhjus, miks trend viib meid mujale on see, et lihtsalt selline tugev majanduslik kese nagu pealinn on, ta ongi majanduslikult väga rentaabel, väga loogiline, kus on rohkem, sinna tuleb juurde, sinna tuleb rohkem investeeringuid ja see kasvab iseenesest. Küll aga me näeme, mis on siin huvitav, on nüüd see, et ma rõhutan siis, et siin on stsenaariumite puhul toodud 1 ja 2. Ja 2 tähendab seda, et sõltub ka, kuidas me asulaid kavandame. 2 on kompaktne ja 1 on see sama juhuslik, mis ma enne näitasin, see igale poole randoomselt rajatud valglinn. Ja mis tahes stsenaariumi me valime, siis tegelikult üks asi jääb alati püsima. Kompaktsus on alati targem, odavam, psühholoogiliselt parem ja kõike muud. Ja lõpuks mõjutab ka neid samu igapäevaseid liikumisharjumusi, millest ma alustasin. Nii et lõpuks me olemegi jõudnud ka selle üleriigilise planeeringuga sinna, et stsenaariumite mõistes me valime umbes niisuguse kesktee, sest et me seda ilusat lugu tegelikult enam ei saa enam uskuda. Kallaste linn näiteks, Eesti kõige väiksem linn, kus on 700 elanikku umbes, on kahanenud 2-kordselt. Mitte ükski tööriistana ma ei kujuta ette, et viiks selle 2-kordse kasvuni uuesti. Et see lihtsalt ei ole realistlik, isegi kui ma tahaks seda uskuda. Aga me peame siis leidma järelikult mingisuguse vahepealse stsenaariumi. Ja see stsenaarium täna on selline, et me räägime sellest, et meil on vaja toetada kõvasti tugevaid toimepiirkondi üle Eesti, selleks, et siis selle pealinnastumisega toime tulla. Pealinnastumine jätkub iseenesest niikuinii. Igas stsenaariumis toimub see, et see on loomulik elu osa, aga nüüd me peame arvestama sellega, et kuidas siis hoida elus ka teisi toimepiirkondi. Ja toimepiirkondade toetamine tähendab ka seda, et seda näitavad paljud Euroopa uuringud ka, et kui sa ehitad ja tugevdad tegelikult neid väiksemaid keskusi üle Eesti, siis nemad avaldavad väga tugevat mõju ka teistele väiksematele kohtadele ja maaelule samamoodi. Sest lõppude lõpuks me oleme teenuste, hariduse ja kõige muuga väga sõltuvuses erinevatest asulatest ja väikekohad, ka maalised kohad siis tegelikult tugevatest toimepiirkondadest võidavad. Selline on siis Eesti väljakutse ja Eesti kontekst. Nii et kui kokku võtta, siis mis on need võtmeküsimused kestliku asustuse kujundamiseks ja mis tegelikult tõesti mõjutab siis meie igapäevaseid praktikaid. Ma ise kutsun seda, ringmajandus on praegu väga kuum sõna, aga mul meeldib ringmajanduse käsitlus ja ma arvan, et see sobib ka väga hästi ruumiplaneerimisse, mis lõppude lõpuks tähendab seda, et sa mõtled sellele, kuidas sa ressursse kasutad. Kui sa kasutad ressursse targalt,
siis sa tegelikult teed ka midagi majanduslikult paremat, sa saad ühest tootmisühikust rohkemat lihtsalt välja. See ongi see, mis on tegelikult minu mõistes ka jätkusuutlikkus ja maahõive hierarhiaga on see samuti seotud. Ehk siis maahõive hierarhia printsiip on see, et sa kõigepealt proovid kasutada ära seda, mis sul on. Kui sa sellest sulle ei piisa, siis sa hõivad küll uut maad, aga juba seal hõivad sellist maad, mis võib-olla varem on olnud kasutuses. Kõigepealt alustad sellistest meetmetest. Ja põhiprintsiibid on seal 2 tükki. Et esiteks eelkõige arendada neid kohti, kus sul on juba infrastruktuur olemas. No mingi näiteks, et kui me hakkame kavandama ühte suuremat tööstusala, meil on, kui ma näitasin seda pilti kahanevatest asulatest, meil on järelikult nendes kahanevates asulates väga palju infrastruktuuri ajaliselt juba olemas, meil on ka elukohad olemas, meil on seal taristu veetud, meil on seal elektriühendused olemas ja nüüd on ilmne, et uue tööstusala paiknemine on mõistlik teha sinna, kus sul on otsad juba olemas, mitte et sa paned selle kuskile rohevõrgustikku, kuhu sa hakkad juurde vedama kõiki neid kaableid ja kõiki muud kraami. Väga lihtne loogika, aga me kipume eksime selle vastu. Ja teine asi on see, et ka olemasolev linnaline struktuur on see, mida kasutada, mitte et hülgad vanad ja rajad uut. Teine teema on mitmekesisus ja see on nüüd see, mis töötab vastu sellele, alguses näitasin seda tsoneerimise pilti, et see on see, mis töötab siis sellisele monofunktsionaalsele tsoneerimisele vastu. Siin on üks pilt, väga värske pilt Pärnust. Eile kirjutasin Pärnu linnaarhitektil, et ma tahaks ühte edevat pilti Pärnust saada, et saada mulle üks äge projekt, mis te teete. Ja see on nüüd uus arendusala, kus just värskelt on arhitektuurivõistlus läbi viidud uue Pärnu silla otsas, teisel pool jõge siis ajaloolisest keskkonnast. Ja sinna arendaja, kes on ka väga tugeva missioonitundega, mõistab, milline on tuleviku linnaruum, kavandab sihukest kohta, kus sul on tõesti elukohad, sul on keskne turuplats, sul on töökohad ja võib-olla isegi mingit väiketootmist, mis ei ole keskkonnamõjuga. Edasi, tagasi. Teine teema või 3. juba siis. Kui sa midagi ehitad, siis me paratamatult peame arvestama sellega, et meie tingimused täna muutuvad. Et see keskkond, kus me oleme olnud, on võrdlemisi ebastabiilseks muutunud ja me tegelikult peame siis sellega arvestama. Et Keilas käisime just külas ja Keila laululava on tõepoolest üks väga hea näide, kus on siis rakendatud erinevaid keskkonnasäästlikke põhimõtteid, kus on siis arvestatud ka suurte sademevee valingutega, valingvihmadega ja proovitud siis neid mõjusid leevendada ja neid tegelikult erinevaid trikke ja viis on ruumides ja linnaruumides hästi palju juba kasutuses. Ja laiemalt kohaloome kui koha brändimise meetod tegelikult on praegu väga oluline, eriti kui me räägime sellistest väiksematest kahanevatest kogukondadest, siis mida on näha ka uuringutest on see, et kui tehakse investeering sellesse avalikku ruumi selle kogukonna keskel, siis tegelikult inimesed ka saavad aru, et keegi päriselt hoolib meist. Et kui ma tegin eelmisel suvel podcasti Kallaste linnast, nagu ma mainisin, hästi kiiresti kahanenud linn ja rääkisin seal kohaliku apteekriga, et kuulge, et teil on siin kavas nüüd keskväljak korda teha. Siis ta ütles, et tead, inimesed veel ei usu, et meilt on 10 aasta jooksul lihtsalt kõik ära võetud, kõik on kinni pandud, kool on ära kolinud, Kutsekas on kinni läinud, tühjad majad on kesklinnas. Me ei usu, et keegi investeerib päriselt sinna meie avalikku ruumi. Ja nüüd valla juhtimisel on keskväljak valmis, inimesed on tõesti aru saanud, et meid päris ära pole unustatud. Ja uskuge mind, see mõjutab ka nende samade elanike otsustusi, kuidas nemad tunnetavad ja hindavad seda keskkonda ja nüüd nad julgevad ka ise sinna investeerida. Ja Tõrvas, kui ma käisin Maido Ruusmanniga vestlemas, siis ta rääkis sama lugu, et nii kui see keskväljak valmis sai, hakkasid ka ümber ringi siis kinnistomanikud mõtlema, kuidas sinna mingit elu sisse tuua, kuidas vähemalt oma maja ära värvida ja nii see lumepall tegelikult veerema hakkab. Mida väiksem on koht, seda tähtsam on iga selline väike investeering, mõjutab päris palju. Ja all on siis Supeluse tänav Pärnust, väga suurepärane näide. Ja nagu ma mainisin, siis lukustused võivad peituda paljudes kohtades, et me vajame ka uusi regulatsioone, uusi juhiseid. See on üks Vilniuse näide, kus nad on hakanud päris tõsiselt vaatama, et kuidas nad oma linnaruumi kavandavad ja kuidas nad ka oma siis igapäevaseid trajektoore kavandavad. Üks põhimõte, mida nad proovid juurutada, on see, et kui nad räägivad tervislikust liikumisest, et siis nende arvates ei tohiks olla nii, et sul on kusagil linnas servas üks äge park, kus käia, vaid tegelikult see peab olema see kontakt hea ruumiga kogu aeg oma igapäevasel teekonnal, sest see tegelikult mõjutab su harjumusi palju rohkem. Ja loomulikult viimaks andmepõhised otsustusprotsessid.
parempoolne ülemine on üks näide siis Maa- ja Ruumiameti hallatavast ehitusregistri väljundist, kus on muuhulgas võimalik ka 3D-mudelis vaadata praegu kõigil meil üle Eesti, et millised siis hooned meil Eestis üldse on ja tulevikus on võimalik sinna ka siis joonistada uusi kavandatavaid hooneid. Ja allpool paremal on siis Tartus välja töötatud tööriist, kus me analüüsime seda, et kui kättesaadav teatud kinnistu on erinevatele teenustele, töökohtadele, läbi ühistranspordi ja kõigele muule ka. Ja teha selle läbi erinevad andmepõhised otsuseid. Nii et kõik see siis kokku võttes. Esiteks, liikuvus, seotud tõesti kõige sellega, kuidas me üldse elame. Ja see lõppude lõpuks mõjutab seda ka, millised on meie igapäevased harjumused ja see loomulikult mõjutab lõpuks ka meie tervist ja vaimset heaolu. Mõelda tuleks pikas plaanis ka majanduslikult ja see on võib-olla see kõige keerulisem teema, me teame seda kõik, et see kiire majanduslik võit ei pruugi olla pikas plaanis majanduslik võit ja ma arvan, et see on üks väljakutse, mida me peame siis üha rohkem oma ühiskonnas juurutama. Planeerime tervikuna ja mitmekülgseid lahendusi, uuendame regulatsioone ja loomulikult ei tohi kunagi ära unustada siis seda, et inimestel on mingid kinnistunud hoiakud ja harjumused ja mitte miski ei muutu üleöö. Ja tuleb kasutada tuleviku uuringute tööriistu, kuigi nagu ma näitasin, siis tulevikust mõtlemine on siuke tricky business, et tuleb säilitada enesekriitilisus. Nii et selline lugu, me ei tea täpselt, mida tulevik toob, tegelikult ei tea. Sellepärast tuleviku uurijad ka räägivad tulevike uuringud, sest et neid erinevaid trajektoore võib olla mitu. Aga ühte asja me teame. See on see, et tulevikulinnad on ka mõeldud inimestele. Ja ma olen juba, ma arvan, üle 10 aasta alustanud kõiki ettekandeid selle ühe sama tsitaadiga, milleks on siis Aristoteles, kes ütles, et linn koosneb ka erinevatest inimestest. Ühetaolised ei saa moodustada linna. Siuke lugu. Aitäh teile! Aitäh Tõnisele! Rõhutan, et teie ees seisab lihast ja luust Eesti riigi arhitekt. Igas suuremas riigis oleks see täiesti võimatu, et ta lihtsalt tuleks ja räägiks mitte nii väga mitmele 100 inimesele. Kasutage juhust, esitage küsimusi. Kas keegi tahab midagi küsida? See on? See on mikrofon. Ja ma viskan seda, kui ma jaksan. Ja andke mulle võimalus. Ma pole ühtegi korda saanud. Ma pole näinud sellist asja. Hallo. Noh, tuli. Väga kaugel käe. Nii, oota, las ma nüüd mõtlen ühe käega ei olegi. Ei, ma ikkagi viskan nii. Vähe. Tere. Rasmus, Tallinna Spordikeskus. Tere. Alustasid Parkla pildiga. Mul on parklatega oma teema. Et kaubanduskeskuste parklad on ühed kõige hirmsamad asjad mu arvates. Ja eile oli siin ka Trondheimi näide, et kuidas tegelikult autojuht niimoodi heas mõttes ahistatakse. Parklapindu tegelikult tehakse vähemaks selleks, et survestada inimesi liikuma teiste liikumisviisidega. Et millised võiksid olla siis Eesti kontekstis tuleviku parklad? See on hea küsimus. Parklatega on üks huvitav fenomen, see küll läheb su küsimusest eemale, aga ma olen poliitilises organisatsioonis töötanud, nii et ma olen harjunud mööda rääkima küsimustest. Et ma olen ise sellele mõelnud, kui ma lähen mõnda parklasse, Lõunakeskusel hea näide, seal on vähe puid, aga on mõni selline parkla, kus on ka mõni puuderida. Ja nüüd, kui suvel on meeletu suur kuum, siis sa ikka tahad parkida sinna, kus sul on vari peal, et sa kui sisse tuled, siis sa üles sula kohe või see toit, mis sa oled ostnud, ei lähe kohe hapuks, kui sa autosse istud. Ja tundub nagu hea mõte on ju. Teed puuderida ja siis sa kaitsed inimesi ja nende sõidukeid siis selle ülekuumenemise eest. Kui sa kavandad parklat, siis just nimelt on see debatt, mis sa rääkisid, et me tahame rohkem kohti selleks, et saaks tulla rohkem kliente ja me surume neid kohti nii palju ja sinna tegelikult ühtegi puud enam siis ei mahu. Ja sellises dualistlikus maailmas me tegelikult kogu aeg elamegi. Et me võitleme nagu erinevate hüvede eest ja me kokku ei lepi seal keskteel, et mis on siis see tegelik hüve, mida me tahame saavutada. Üks teine näide mulle meenus, mis on hiljuti sotsiaalmeedias ringi liikunud, on see, et kui me võrdleme sellist, ütleme see suurema parkla näide ju kuulub sellesse maailma, kus meil on suuremad ostukeskused, mis on valdavalt siis linnaservas ja siis selle juurde ilmselgelt sa enamasti ei lähegi muul moel kui oma isikliku sõiduriistaga, et see on lihtsalt veider on sinna
jalutada. Mina tegin seda, ma kõndisin Tartu kesklinnast Lõunakeskusesse jalgs, et käia seal poes ja tulla tagasi. See oli väga imelik, et seda teha, et see tundub nii nagu kunstlik ja kuigi see on väga lühike vahemaa, see on sama nagu Kadriorus kesklinna Tallinnas jalutada. Aga enamasti nii ei tehta. Ja kui sa nüüd võrdled seda traditsioonilise linnaruumiga, kus sul on see ostlemise võimalused on siis kusagil sinu kodu läheduses olemas linnakeskkonnas, siis mida on nähtud on see, et isegi kui sa seal poe juures parkimiskohta leia ja sa leiad selle koha näiteks 2 kvartalit eemal ja sa nüüd pead jalutama sinna väikepoodi, siis vahemaa tegelikult on sageli lühem kui see, mida sa pead jalutama ostukeskuses selleks, et ühest sealt parkla otsast jõuda sinna poodi, siis sa rändad mööda seda lõppematut prismat ja kõiki neid muid koridore, et jõuda tagasi oma autoni. Ja lõpuks saad võib-olla isegi oma 10 000 sammu täis. Ja mis ma sellega öelda tahan, on võib-olla see, et see lõppude lõpuks see debatt langebki sinna, et milliseid linnasid me oleme ise kavandanud. Et kui üks ongi puhtalt tuginenud selle motoriseeritud transpordi ligipääsule, siis lõppude lõpuks see hüve, mida me oleme ette kujutanud, me lõpuni seda tegelikult sealt kätte ei saagi. Tuua nüüd see alternatiivne näide sellisest ajaloolisest linnakeskkonnast, et siis tegelikult see on see keskkond, kus sa ka nüüd oma selles igapäevases jalutusteekonnas oled osa sellest ruumis, sa kohtad seal tee peal inimesi, sa saad seal võib-olla tee peal avastad mingi muu poe või hoopis mingi paned juuksurisse aja kinni, et see on see päris linn nii-öelda, kus me tahame elada. Ja ma nüüd saan aru, et ma tõesti ei vastanud su küsimusele, No nii, aga me tegelikult juba oleme lõpusirgel, kas on veel küsimusi Tõnisele? Nii. On ka Rasmus. Meil on siin väga palju treenereid, väga palju õpetajaid ja väga paljude suur mure on see, et jääb väga palju vaba raha kätte, eks ole. Ja teil on tõenäoliselt väga palju sellist nägemust tuleviku peale, arusaamist, et milline piirkond, linn, vald võiks olla see, kuhu teie täna raha paigutaksite, kus see kasvupotentsiaal on kõige suurem? Ma just siin suvel kutsuti kirjutama arhitekte oma suvilatest. Et hästi huvitav sari oli, kus mina siis kirjutasin ka oma suvila kogemusest. Ja siis ma võtsin selle kokku niimoodi, et kui ma mõtlen oma kõigi investeeringute peale, mis sul suvilasse lähevad, kuigi samal ajal ma olen linnainimene, nagu suht puhtalt linnainimene, siis majanduslikult on see suvila ülalpidamine täiesti mõttetu tegevus. Ükski kaine mõistusega inimene ei teeks midagi sellist. Aga inimesed ei olegi kaine mõistusega, me ei ole ratsionaalsed inimesed. Nii et minu hinnangul, ja kui ma tulen nüüd tagasi selle väljakutseni, mis ma rääkisin just nimelt, et majanduslikult, loomulikult pane raha Tallinnasse, sa võidad niikuinii. Aga sisuliselt tuleks minu hinnangul just nimelt minna tagasi sinna, kus on su juured ja proovida vähemalt mingilgi määral ehitada seda kogukonda, kus sa pärit oled ja kus sul on teatud mõttes ajaloolisest pärandist tuleneb moraalne kohustus hoida veel alles seda, mida on meie eelkäijad ehitanud. Nii on, aga teeme aplausi Tõnis Harjusele. Aitäh!